Igalühel on ju vabadus, kas alustad kohe ettevõtlusega või siis oled kuskil firmas tööl ja harjutad ja saad mingid kogemused ja ma usun ka, et näiteks ükski firmaga, kui meilgi endalgi on neis koolituslepingud tehakse, kui on ikka tõsisem koolitus, juba räägime, et kulu on suurem, et kulukas koolitus, me teeme lepingu, et sa pead vähemalt peale seda töötama nii ja nii palju aastaid või siis ütleme, maksad osa sellest koolitusrahast tagasi. Ja suuremate ja kallimate koolituste puhul ma arvan, et see on täitsa nagu õiglane niimoodi teha. Aga see, et ma lähen kuskil tööle, saan kogemusi, minu arust see on nagu, minu arvates on see päris hea niimoodi alustada. Ja see esimene asi on see, kui sa vaatad, et kas tal silm särab või ei sära, et kas tal on nõukene, no kuidas seda isegi ei oska defineerida, kuidas see asi on. Aga tema suhtumises on suhtumine hästi tähtis. Et need, kes on kogu aeg virisevad ja kes on kogu aeg negatiivse suhtumisega ja enne kui midagi alustavad, midagi tegema hakkavad, ütlevad, et minu käes kõik asi läheb untsu ja ma keeran kõik asjad nässu. No, sorry, seda neid inimesi peab proovima, ütleme, vältida. Et see optimism ja see teotahe ja suhtumine ja lojaalsus, need on kõige tähtsamad asjad. Oskusi saab koolitada ja kogemused tulevad harjutamise järgi. Aga kui sul on inimene, kes kogu aeg on sul, ütleme, sellised negatiivsed häälestatud ja ta ju ei tõmba ennast maha, ta tõmbab teisi maha ja kes külvab kogu aeg sul meeskonnas pinged ja on nagu pind tagumikus, siis selliseid inimesi peaks vältima. Millal see inimene välja kujuneb, et sealt esimesed 3 aastat seal ema süles või siis lasteaias vanaema juures või kus, eks ole, siis koolis ja kuidas ta see arusaamine ja see maailmavaade ja see loomus tal välja kujuneb. Ja siis ühel hetkel on ta välja kujunenud, et sa enam teda väga raske on nagu muuta. Et see peaaegu, no ma ei ütleks niimoodi, et inimesed ei muutu, seda ma ei ütle, et inimesed kindlasti muutuvad, aga seda on väga raske loomust muuta. See loomus kujuneb välja, kas ta on nagu sõbralik, kas ta on nagu teotahteline, kas ta on aktiivne, või ta on selline laisk ja looru ja proovib nii lihtsalt kui võimalik igalt poolt läbi saada ja pigem lükkab asju ennast eemale ja pigem distantseerub ennast olulistest asjadest ka oma tööst nii kaugele kui võimalik. Ja nagu mul üks sõber ütles, et lõpetas selle ülikooli ära ja õppis inseneriks. Ja isa siis küsis, et mis see insener siis teeb ka? No nagu kõik teisedki, nii vähe kui võimalik. Ka juhtimise üks osa on eesmärkide püstitamine ja see ei ole sugugi väike osa. Et meie oma firmas on, ma arvan, et mingi preemiasüsteem on igal pool. Meil on see tulemuspalga osa ja ma näen, alguses ma vaatasin ka neid arenguvestlusi ja kõiki võtsin nagu sellist tüütut kohustust, et mida ma mõtlen välja nendele, mis eesmärke ma panen, aga mida rohkem sa selle sees ära, mul on hakanud see asi meeldima. Ja see eesmärk tuleb panna nagu, tuleb kokku leppida. Vahepeal kindlasti mu alluvad arvavad, et ma panen liiga kõrgeid eesmärke, et ma eesmärkidest liiga ambitsioonikas, aga ma arvan, et see eesmärk ei tohigi olla väga kergesti kättesaadav, et see peab olema maksimum, ütleme, tulemus on siis, kui kõik head asjaolud lähevad kokku ja inimesed teevad oma pingutuse ka enam-vähem maksimumi. Ja siis nad peavad muidugi vastavalt ka sellele, kas siis ütleme mingit tulemust saama, kas siis rahaliselt või mingit kiitust või tänu või vähemalt, et see inimese püüdlused on ära märgitud ja hinnatud kuidagi moodi. Aga eesmärkide seadmine juhtimises on minu arust on ääretult tähtsad. Kui sa eesmärke ei sea, siis ma ei kujuta ette, siis on ikka väga, ütleme, mingid mõõdikuid ei ole ega midagi, lihtsalt lased elul voolata, et see on mingisugune selline kuidas ma ütlen, et see on nagu minu jaoks on see liiga vähe ambitsioonikas. Sa pead arvestama ka, et mida sa saad selle inimese käest oodata. Kes on ikkagi insener, tema käest sa saad oodata arvutusi ja konkreetseid asju, kes on juht, ta peab asjad ellu viima, aga kes on akadeemilise lähenemisega, sa ei saa tema käest oodata, et ta teeb sul midagi ära. Tema käest sa saad oodata mingisuguseid analüüse ja mingid arvutusi ja mingid sellised asju. Aga see peab olema inimesele jõukohane ja see peab vastama tema loomusele, aga seal peab olema piisavalt sellist ambitsiooni või sellist, et mis tõmbab teda nagu igapäevase töö asjast nagu välja ja paneb mõtlema natukene nagu, paneb mingi pingutama mingis muus nagu teises suunas. Sotsiaalvõrgustike osa
loogika, ütleme just müügiprotsessis läheb nagu tähtsamaks, et praegu ikkagi väga suur osa inimesed ostavad millegipärast asju ikkagi poest. Aga juba edumeelsemad inimesed ütlevad, et nad ei osta poest asju, nad enam ei osta, võib-olla käivad piima toomas veel, et nad tellivad kõik internetist. Ja et ma arvan, et üks asi küll see müük tasapisi, ütleme, see müügiraskus kolib sinna sotsiaalvõrgustikesse, aga ütleme tegelikult kuidagi kuskile mingi internetikeskkonda rohkem. Et kui kiired need protsessid on, selle kohta ei oska nüüd öelda, kas see on nagu raamatutel on see ühtemoodi ja tsemendil on kindlasti see teistmoodi, aga nagu see on kindlasti üks trend. Ja teine asi on see ka, et ka tulevikus hästi palju on ikkagi see, et lihtsalt kuidagi sotsiaalvõrgustikus suhetakse rohkemate inimestega, seal sa tekitad endale mingisuguse või firmale, ka on võimalik tekitada seal teistsugune kuvand üldse ja hakkab, ütleme, see kuvand hakkab lõpuks müüma ja sa töötad selle firma seal netikeskkonnas virtuaalses maailmas tugevamaks, kui ta tegelikult on. Ja kunagi hakkab see kindlasti mingisugust mõju ja mingit rolli mängima. Täna see veel niimoodi välja ei paista. Et ma ei ütleks, et vanamoodi ei saa enam äri ajada, kindlasti saab, aga neid trende peab nagu silmas pidama. Et peab olema, mina pean enda jaoks ütlema, et peab neid vaatama selles vaatevinklis, et sa nagu rongist maha ei jää, et ükskord on kõik asi läinud, et see konkurentsisituatsioon, eks ole, ja kust see tuleb siis, mida inimesed lõpuks hakkavad eelistama ja miks pärast nad hakkavad eelistama. Ma arvan, täna on veel need, et näiteks meie firma, me proovime toetada Eesti kultuuri, me proovime toetada Eesti sporti, kuigi palju, et meie nimi on üleval, eks ole, et luua sellist nagu kuvandit ja teeme väikest sellist abiprojekte ja kohalike omavalitsustega teeme koostööd selles mõttes ja selliselt toetame oma imidžit nagu ülesse. Aga nagu aru võib saada ka, et tulevikus võib sellest imidžist nagu suurem osa kolida sinna, olla seal kuskil internetimaailmas, virtuaalmaailmas ja see hakkab kunagi mõju mängima, et millal inimesed hakkavad, ütleme, eelistama seda informatsiooni, mis nad sealt saavad, sellele, mis võrreldes nende vanade kanalitega. Mulle meeldib John Maxwelli teema käsitlus selles mõttes, et need on vist nüüd mitu raamatut tal on ilmunud ja ta on Timesi mingi bestseller olnud ka, et tema raamatutest ma olen saanud küll sellist inspiratsiooni ja häid mõtteid ja just sellist positiivset suhtumist ja just seda siis olen õppinud sealt, et ega see sõimamine, ega siis ütleme väga kõva kriitika ei ole see kõige suurem edasiviiv jõud. Et edasiviiv jõud on ikka see, et kui sa suudad inimesele pakkuda temale siis sobivaid ülesandeid ja eesmärke ja kiidad teda, et sa nagu juhina nagu aitad inimesele ennast nagu leida ja aitad inimesele nagu arendada. Et kui sina suudad pakkuda võimalusi ja tingimusi inimesele arenguks, siis nad on sulle tänulikud ja nad, ütleme, on palju paremad nagu töötajad. Kas ma olen enda nagu käitumist ja suhtumist muutnud veel, seda ma ei oska öelda, vaevalt küll, aga ikkagi ma olen seal, minu arust sealt ma olen saanud häid mõtteid.